Tere hommikust! Suht just ärkasin, kell on 10:27, ma olen umbes pool tundi voodis lebotanud. Ja täna mõtlesin, ma võtan teid kaasa oma trennipäevale, näitan kuidas ja mida ma trennis teen ja samuti näitan teile terve päeva, mida ma söön, palju ma söön, palju kaloreid seal sees on. Mainin kohe siin video alguses ära, et jaa, videos tuleb juttu kaloritest, kui see triggerib sind. Mu päevane kaloraaž on 1800, kuigi täna on laupäev, seega ma võib-olla lähen sinna 2000 juurde, eks näis, aga muidu siuke igapäevane on 1800 ja trenni teen 3 korda nädalas. Ülejäänud päevad siis ma kas jalutan või teen kodus midagi. Let's get started. Fiksime selle näo ka kuidagi korda džimmi jaoks, valime džimmi riided või noh, nad on mul eile välja valitud, paneme selga, teeme juuksed korda ja lähme hommikust sööma. Mul hakkab jõusaalis trenn kell 12, seega mul on 1,5 tundi aega ja mulle meeldib süüa umbes tund enne, kui ma trenni teen, siis see ei istu seal kõhus ja ei tee kõike raskemaks. Ma arvan, et nägu on valmis. Ma üldjuhul ei pane džimmi nii palju meiki, aga ma mõtlesin, et kuna ma niikuinii täna filmin, siis why not. Ja lähme paneme outfiti selga ja lähme teeme hommikusööki. Nii, mu džimmi outfit tänane on siin. Mul on rohelised Puma püksid, H&M spordirinnahoid ja Nuin Active siuke kroppika käiseline top, Nike sokid ja siis Madeline tuli välja oma firmaga Hingedisain ja ta saatis mulle, siin pole hästi näha, aga on tumepruunid spordipüksid, mis on lõigatud nagu laserlõikega, ehk siis need ei paista pükste alt välja ja nad aitavad siit vormida. Aga 1, 2, 3, I'll be back. Ja boom, workout outfit on seljas. We are good to go. Kui ma muidu hommikuti joon kohvi, alustan oma päeva kohvi, hommikusöögi ja veega, siis trenni hommikutel ma joon energiajooki, mis ei ole kõige tervislikum sulle. Aga mul on seda kikki vaja hommikul, et reaalselt ennast esiteks kohale saada ja teiseks, et ma jaksaks trenni teha. Vahest ma joon trenni ajal, aga siis mu pulss läheb nagu liiga crazy'ks. Pole aasta proovin, ma proovin täna Pandi Lemon and Lime'i. Let's try. 100 milligrammi kofeiini, see on peaaegu sama nagu ühes tassis kohvis. Okei, see on okei.
mulle julmalt meeldib bändilt see kollases purgis ananassi oma. Mõtlesin, ma proovin lemon lime. Ma millegipärast mõtlesin, ma võtsin vaarika õuna oma, aga maybe not. See on okei, see on lihtsalt väga keemiliselt sitruni ja laimi maitsega. Vaatame, mis mul külmkapis on ja mis ma süüa teen. Sassis seisud on siin. Ma arvan, ma teen oma lemmikummikusööki, milleks on 2, kui ma kätte saan, muna. Ma panen siia need, please, püsi. Siis spinat. See spinat ja kodu. Just, ma panen seda ka muna sisse. Nii, now we're talking. 2 alles jäänud seent ja veits zucchiinit. Kõik toiduained, mida ma kasutan, ma kaalun ära ka, aga nendest ma tean ligikaudu, et üks süke zucchiini ümmargune rõngas on 20 grammi ja lihtsalt 2 seent. Kuna muidu maitsestan Himalaja roosas soolaga, siis ma panen veits oreganot ja pipart. Ja siin mu hommikusöök ongi, ma söön selle ära, ma trackin kõik kalorid ja kaalud siuksesse äppi nagu Lifesum. Kuna see energiajook on 0 kalorit, siis mu praegune hommikusöök on 231 kalorit. Mul on trennin nüüd 43 minutit. Kas ma on fookus ikka või? Vist jah. 43 minutit, seega suhteliselt ideaalsel ajal lõpetasin söömise. See jaksab mul, jõuab seal kõhus kõik oma asjad ära teha. Ma joon selle energiajoogi ära, ma joon veel klaas vett ära ja surfan veits netis. Täna nii palju uusi asju teile näidata, aga üks Eesti firma saatis mulle telefonikorpused ja mul ei ole kunagi üks telefonikorpus nii palju meeldinud. Firmalt Musta ja ma valisin endale siukse swigli rohelise, kuldse, tumerohelisega. Kui ilus ja see on nii raske. Kaitseklaasi saatsid kaasa. It's just amazing. Bearbells saatis mulle ka erinevaid maitseid. Ja kuna mul on peale trenni vaja veits ergutust, tõrgutust ja proteiini muidugi, siis need on Bearbells on mu lemmik, mida võtta peale trenni. Siin on megalproteiini, need on suured ja neis ei ole üldse palju kaloreid. Ühes selles on vist 190 või midagi, aga kui sa arvast saad nii palju proteiini, sa oled kõhu täis, siis see pole üldse palju. Ma ei tea, millist ma tahan. Ma arvan, ma tahan seda täna. Double bite caramel crisp. Let's go.
Nii, ma olen trennist tagasi, ma käisin poes. Ma mõtlesin, ma näitan teile, mis ma ostsin ka. Te peate reaalselt jooksma, mitte kõndima Rimisse, sest Rimis on kuldsed kivid 59 senti. Mul juba on terve hunnik neid. Ja ma võib-olla läksin natuke overboard, aga ma ostsin 3 pakki, sest ma olen obsessed. Siis ma ostsin jääd, sest ma vihkan jooke kas või nagu... Kui kraanistub vesi jääkülm, siis ei ole piisavalt külm mu jaoks. Mul on igas joogis vaja jääd. Lemmiksnäkk, hapukurgid, mini-hapukurgid. Love that. Väga basic, see oli väga odav ja ma sellepärast võtsin. Ma ei ole see, kes jälgib mingit ühte ainsat, ma ei tea, pesupulbrit või pehmendit. Ma võtan seda, mis soodukaga on. Ja see oli soodukaga. Siis ma võtsin fetajuustu, salad cheese, Rimi oma. Ma arvan, et ma teen lõunaks fetajuustu salatit. Maybe. Siis light cheese. Mulle meeldib kodus teha tortilla pizza, siis ma võtsin uue tuubi tomatipastat. Mu lemmik sükes snäkkõhtune on kas lihtsalt külmutatud mangod või erinevad puuviljad kokku pandud. Ja ma võtsin uue paki mangokuubikuid ja suure paki mustikaid. Kuna täna on laupäev ja ma tahan veits cheatida ja ühes selles on 99 kalorit ja kui see mahub mu nii-öelda budgetisse, siis it's not a big deal, aga sefiir, ma olen obsessed sefiiriga, ma võiks seda iga päev süüa terve paki, aga piirdume 1-2-ga. Ja see ongi kõik, ma arvan, ma käin nüüd pesus ära, teen ennast veits korda, söön oma Bare Bellsi proteiini selle batooni ära ja tulen tagasi siis, kui ma lõunasööki hakkan tegema. Oh my gosh. Okay. See you then. Nii, issand, kui valge ma olen. Ma tegin endale just kohvi, sest ma hakkan editima esimesi klippe sellest. See kohvi peaks olema 74 kalorit. Muidu ma joon Dolce Gusto neid kapslikohvisi, aga mul hakkavad need otsa saama. Praegu läheb Nescafe 3-in-1. Hästi palju, mida unustatakse teha dieedi ajal, on lugeda vedelaid kaloreid. Ei loeta mahlalongse või mingi Coca-Cola, mis võetaks toidu kõrvale. Kohvi ei panda kirja, tee suhkruga ei panda kirja. Need on kõik tühjad kalorid, mis sa tegelikult endal sisse jood. Ja sa pead need samamoodi kirja panema, nagu sa paned toidu kirja. Ja kui ma nüüd lisan selle 3-in-1 kohvi. Is loading. Kohve. 3-in-1. Ja nagu näete, boom, siin 74 kalorit. Track. Siis tänased kalorid praegu kella 3:30 seisuga olen söönud 502 kalorit ja 1298 on veel minna. See on lihtsalt side note. Ma soovitan kõigil Pinteresti minna ja tõmmata siuksed nagu kokku tehtud vision board basically. Milline ma tahan, et mu tulevik oleks. Ja mul on selline väga fancy, ilus kõht, nagu näete, on ju abs. Mom, I am a rich man. Selline on minu oma ja see on nagu, see on nii ilus ja see annab megalt motivatsiooni tööd teha. Nii, kell on 17:15, oh my god, miks mul see peal on? 17:15 ja ma jõuan alles nüüd nii-öelda lõunasööki süüa. Ma söön lihtsalt eilseid põhimõtteliselt leftovereid, ma teen salatit, ma teen kana ja mul on eilsed keedukartulid, ma kaalun kõik välja. Mõtleme, kas ma saan ühe käega hakkama. Nii, mul tuli 75 grammi kana. Siis mul on eilsed keedukartulid, mis on juba veits nagu siniseks läinud. Siis ma teen fetajuustu salati kõrvale tomati ja kurgiga. Okei, läks nii, et ma otsustasin visata kartulit ka sinna pannile. Kartuleid oli 120 grammi ja ma pean tagasi vaatama, palju kana oli 75 vist. Ja need paneme kõik kirja kohe. Tõesti, mis on?
nii, ma tulin magamistuppa filmima, aga siin on mu dinner, see on siis kana ja praekartul, 0 kalori seesarikastmega, Jesus. Siin on mu fetajuustusalat, Pepsi Max ja üks fiirike. Lunch 425 kalorit. Seega söödud 5:30 õhtul on mul 927 kalorit, millest siis 67 grammi on proteiini. See on põhimõtteliselt ainuke, mida ma jälgin, et ma saaks piisavalt proteiini, eriti kui ma olen trenni teinud. Ja ma üritan sinna 100 grammi juurde saada, kuigi see äpp ütleb mulle 90. Ma tahan veits rohkem. Ega midagi muud ei olegi, ma panen YouTube'i käima või TikToki, söön oma söögi ära ja siis võib-olla lähen küla peale. Ükski asi muuseas, mis ma tänases videos ka mainin, ei ole sponsoreeritud eise hingedisaini spordipüksikud või Bearbells või bändi energiajook, isegi mitte GT. Ma lihtsalt tunnen, et kui mulle miski meeldib, siis ma tahan seda jagada. Bearbellsile ma üldse ise kirjutasin, et ei, mulle nii maitsevad teie asjad, et palun saatke nagu mulle. Ja nad saatsid. Ja teised ma tahan toetada eestlasi, et nad saaksid teha asju, mis neile meeldivad ja sellega raha teenida. Ja et me kõik peaksime pigem eestimaiseid ja kodumaiseid firmasi ja eriti väikefirmasi toetama. Ma üritan anda endast parima, aga vahest tuleb cheeky väike Shein haul. Kas te tahate Shein hauli? Ma just tellisin hunnikuga asju. Ma võiks näidata, mis ma tellisin YouTube'is. Ma pole hauli videot nii ammu teinud. Ma tegin viimati hauli video vlogi sees ja see oli septembris Saksamaal. Ma pole enne seda vist ühtegi hauli videot teinud. Olen küll, aupolli. Aga kas te tahaks hauli videot või? I can do that. Ma tahtsin korra sellest ka rääkida, et kui paljud, kes nii-öelda teevad dieedivideoid, hoiavad oma kalorid reaalselt kuskil 1400 peal ja see on clearly liiga vähe täiskasvanud inimesel, see on väikse lapse kaloraaž päevane ja see kindlasti tuleb kommentaare, tahad alla võtta, miks sa sefiiri sööd ja sükst asjad. Ma tahan, et see on elustiil, see ei ole dieet, me oleme liiga harjunud sükeste crash dieetidega, mis võtavad sul kuu aeg 10 kilo alla ja siis sa lihtsalt lähed hulluks, kui sul on lõpuks see kuu aega täis ja sa sööd kõike ja sa sööd kohe seda tagasi. Kui ma luban endale midagi, siis 70 korrast, ma isegi ei taha seda üldjuhul, kui ma endale midagi keelan, siis ma mõtlen ainult toidu peale. Ja 1800 kalorit ei ole üldse raske, eriti kui on nädalavahetus, ma luban endale 2000 peale minna. Ma võiks sööda terve päev ka McDonaldsit. Aga ma ei tee seda. Aga ma võiksin McDonaldsit süües ka alla võtta, kui ma püsin oma kalorite sees. Ehk siis ma kulutan rohkem kui see, mida ma sisse söön. Ja you know what? Ma kavatsen istuda, süüa see sefiir ära, vaadata TikToki, juua oma Pepsi Maxi ja nautida elu. Does that make sense? See on kõige parem viis. See on kõige parem. Sind ei aita need, mis need crash dieedid on, mis ülipopulaarsed on. Ma isegi ei tule meelde. Aga need, kus sa põhimõtteliselt sööd mingi 500 kalorit päevas, sa sööd õuna ja kana. Teate ka, millest ma räägin? Teatud influencerid reklaamivad ka neid ja võib-olla neil see mõjub ja ei tekita nagu vaimseid probleeme, aga neil on ka jälgijaid, kes võib-olla ei ole nii tugevad. Ja see ei ole väga healthy asi, mida jagada, et söö kuu aega ainult 500 kalorit päevas ja sa võtad täiega alla. Ja sa võtad selle kohe tagasi juurde. Sa oled seda dieeti mitu korda teinud. Chances are, et sa teed seda sellepärast mitmendat korda, et sa oled kõik see kaalu tagasi võtnud. Just saying. Basically ma ütlesin, et arvatavasti ma lähen maiustama. Ja arvake, kas mul läheb terve see karp või ei lähe. Ei, siis ma võtan ka ühe sealt. Okei, terve karp -1 ja siis Sprite Zero. Aga on laupäev ja me naudime. Jah, mitu dollarit jah. Kalorit. Oh my god, kui hea. Mitu dollarit. Lambist teiega sükest issukraan. Mulle meeldis, kui sul oleks mingi teist tekstuuri ka peal, nagu ala mingi juustu või midagi. Jaa, ma ütlesin Karole võtta juustuga. 11 tükki, 130 grammi. Näe Karo. Mis sinna paned?
üks kaalub 11,8 grammi, siis ma saan pärast kirja panna, mitu tükki ma siin grammides ja arvutada kalorid. Oled sa proovinud? Ma lähen ülehomme Noko peole. Siis ma arvan, et ma saan proovida. Nii, ma olen kodus tagasi. Küla peal on käidud. Ma tulin üldse ära küla pealt. Sellepärast, et mul hakkas nii hullult pea valutama. Ta juba mul trennis andis veits tunda, et kuidagi imelik on. Ja siis nüüd mul hakkas seal täiega valutama, et ma mõtlen, et ma arvan sellest kõrgest patsist. Lihtsalt olen ennast täna nagu üle pingutanud. Mul tegelikult ei olnud trennis üldse hea päev. Ma tundsin ennast nagu täiesti... Teate, vahest on trennis on nagu ülihead päevad ja mul oli kolmapäev oli ülihea trennipäev. Nagu mega hea, ma põletsin mingi 700 kalorit. Aga täna kuidagi, mul ei olnud jaksu üldse, aga ma ikka punnitasin. Ja ma arvan, et ma tegin veits liiga endale. Aga kui ma midagi veel söön täna või snäkin, siis ma annan teile teada. Mul on hapukurki. Ma juba tean, et ma tahan hapukurki. Ma olen ülisuur näksjaga, by the way. Ja vahest ma teengi nii, et kui ma ei taha nagu full mingisugust taldrikutäit praadi, ma panengi mingi hapukurki võtan ja võtan natukene mingi näkileiba, mingi singiviilud ja teen enda siukse snäkitaldriku ja see on nagu minu full meal. Reaalselt mu viimase klipi filmimisest on möödas 5 minutit. On 21:10. Aga ma ei viitsi ise ennast liigutada. Et ma võtan telefoni. Kirjutan elutuppa paar kirjakest näiteks. Please tee mulle piparmünditeed ilma suhkruta. Please too minikahvel ja hapukurgid. Thanks, love ya. Ja nüüd ootame. Muidu on see, kui teile meeldib sellelaadne video, siis ma võin teha ka, mida ma nädala sees söön. Sest nädala sees ikkagi mul üldjuhul on nagu 3 toidukorda päevas pluss snäkid. Et ei ole see, et ma asendan õhtusöögis snäkkidega, mida ma näiteks täna tegin. See ei olnud kuidagi nagu planeeritud, see lihtsalt juhtus nii. Vahest on siukseid päevi ka. Kui tahate, andke kommentaaridest teada. Ja ma teen selle ära. Mu boyfriend ostis reaalselt Mäkki ja ma võtsin ta pooliku paki friikaid ja hapukoorekastme. Ma ei tea, palju kaloreid siin on, but frankly I do not give a flying F. Ma lihtsalt naudin. Nii. Friikad said söödud, siia jäi reaalselt mingi nii palju alles. Ja ma arvutasin kõik kalorid kokku. Ma ütlesin, et 2000 ma luban endal süüa. Ma sain 159 kalorit rohkem. Aga ma isegi ei stressi selle pärast. Aga siin on mu päeva kokkuvõte. Nagu näha, siis 359 kalorit üle. Aga see on üle 1800. See on mu nii-öelda nädalasisene. Ja nädalavahetusel ma luban 2000 endale. Ja kokku tuli 2159. Ja kuna ma olen täna trenni teinud ja jalutanud veits, siis... ma tunnen ennast siiski väga hästi. Ka selline siis minu, mida ma päevas, mida ma nädalavahetusel söön video. Kui video meeldis, siis andke kommentaarides teada, kas te tahaksite näha, mida ma nädala sees söön. Nädala sees on rohkem siis nii-öelda kodutehtud toidud. Aga see oli väike insight minu nädalavahetusse. Ja kui video meeldis, pange videole like. Pange alla kommentaar, subscribe'ige ja näeme järgmine esmaspäev. Ciao!